Täna rääkida teile kordsete ühikute teisendamisest. See, millest siis täna juttu tuleb, võib tunduda kuidagi väga elementaarne või väga enesestmõistetav, aga seda ainult kahel juhul. Sest ma usun, et kui me kolmanda näidisülesande juurde jõuame, siis võib päris paljudel juhe kokku joosta. Aga alustame algusest. Eks ole, me oleme siis harjunud sellega, et füüsikas tuleb siis kõiki arvutusi teha alati põhiühikutes. Põhiühikuid on siis kahte liiki, on fundamentaalühikud, need on need 7 ühikut, mis kuuluvad siis rahvusvahelisse mõõtühikute süsteemi ehk SI-sse. Need 7 fundamentaalühikut on siis massiühik kilogramm, pikkuse ühik meeter, ajaühik sekund, voolutugevuse ühik amper, ainehulga ühik mool, temperatuuri ühik kelvin ja valgustugevuse ühik kandeela. Ja kui nüüd kilogramm ja sekund välja jätta, siis nendest ühikutest mingi kindel järkarv. Järkarv on siis selline arv, kus on ainult 1 ja ülejäänud on nullid. Ehk siis järkarv on 10, 100, 1000, miljon, miljard ja nii edasi. Aga järkarv on ka 0,1, 0,01, 0,001 ehk siis 1/10, 1/100, 1/1000 ja nii edasi. Ehk siis kindel järkarv korda nendest ühikutest. Ma rõhutan, jätame kilogrammi ja sekundi välja, sest et kilogrammis on juba see kordsustmärkiv eesliide olemas ja sekund on ju minut, tund. Ei ole mitte järkarvkordne erinevus, vaid 60-kordne erinevus. Aga kõigi ülejäänute puhul on siis võimalik nende järkarvkorda suurendamiseks või ka vähendamiseks kasutada eesliiteid. Eesliited on siis toodud siin tabelis, eks ole, ja päris palju nendest on teile tuttavad. Eks ole, põhiühikust siis 10 korda väiksem on detsi, 100 korda väiksem senti, 1000 korda väiksem milli, 1000 korda suurem, eks ole, kilo. Siin on ka sellised haruldasemad ühikud nagu deka ja hekto. Neid kasutatakse aga suhteliselt harva. Aga siin on ka, eks ole, põhiühikust miljon korda suurem mega, triljon korda, miljard korda suurem giga, triljon korda suurem tera. Või siis minna väiksemaks, miljon korda väiksem milli, miljard korda väiksem nano, triljon korda väiksem piko. No ja siin võib veel üles ja allapoole edasi liikuda. Ja kuidas siis käib kas siis nende fundamentaalühikute või ka nimega ühikute. Nimega ühikud on näiteks jõuühik Newton, energiaühik Joule või siis võimsuse ühik Watt. Kelvin on põhiühik. Või siis näiteks pingeühik volt. Ehk siis
enamasti suure tähega ühikud, sest nad on saanud oma nime kellegi teise nime järgi, eks ole. Kõik on saanud mingi teadlase või mingisuguse muu tegelase nimest oma nime. Siis nende fundamentaalühikute välja arvatud kilogramm ja sekund ja nimega ühikute teisendamine kordseteks ühikuteks ja vastupidi ja kordsete ühikute omavahelisel teisendamisel kehtib selline, võiks öelda 5 sammu reegel. Viie sammu reegel. Mõnede ühikute teisendamise puhul saab seda oluliselt lühendada, aga paneme kirja need 5 sammu, millest siis ühikute teisendamisel tuleb lähtuda. Ja olgu meil siis tarvis mingid X ühikud teisendada Y ühikuteks. Et mida see X ühik ja Y ühik tähendab? Eks ole, X ühik tähendab siis kordset eesliidet, millele vastab 10 astmes X ja Y ühik tähendab siis eesliidet, millele vastab 10 astmes Y. Eks see 10 astmes X või 10 astmes Y võibki siis olla, on ju siit näiteks 10 astmes -2 ja 10 astmes 6. Ja A on siis mõõtarv. Ehk siis see arv A ütleb, mitu korda siis seda X ühikut on siis sellesse mõõdetud suurusesse mahtunud. Ja 5 sammu reegel koosneb siis sellest, et üksteise järel tuleb vastata nendele 5 küsimusele ja kui sa oled 5. küsimusele järjest vastanud, siis sa oledki saanud selle teisenduse vastuse. Ja esimene samm on see, et sa pead küsima, et milline on mõõtarv. Milline on mõõtarv A? See mõõtarv, eks ole, tavaliselt on tehtes vasakul pool ja on kirjutatud siis siia ühiku ette. Mõõtarv võib olla, on ju tavaline kümnendmurd, ma ei tea, 2,5. Aga mõõtarv võib olla ka esitatud 10 astmena ja sellisel juhul ei tohi ka seda 10 astet sealt ära unustada. Kui ikkagi mõõtarv on 2,5 korda 10 astmes -7, siis see A ongi 2,5 korda 10 astmes -7. Järgmisena tuleb siis küsida, et mitu korda erineb antud ühik põhiühikust. Ehk siis tavaliselt on ju siin selle põhiühiku tähiseks mingisugune täht. On ta siis, eks ole, meeter või amper või kelvin või on ta siis newton või joule või volt. Aga kordseks teeb selle ühiku siis mingi täht sellest tabelist. Ehk siis kui me leiame näiteks meetri eest tähe K, siis tähendab see seda, et see ühik on põhiühikust 10 astmes 3 ehk 1000 korda suurem. Kui me leiame näiteks meetri eest tähe C, siis tähendab see seda, et see ühik on põhiühikust 100 korda väiksem, ehk siis erineb põhiühikust 10 astmes
-2 korda. Meie näites tähistab seda arvu siis 10 astmes x. Nüüd kolime teisele poole võrdusmärke. Küsime, mitu korda erineb küsitud ühik põhiühikust. Küsitud ühik põhiühikust. Ehk siis tegelikult kordame seda sama protseduuri, mida me tegime siin vasakul pool. Ehk siis otsime tabelist sellele kordse ühiku ees olevale tähele vastava kordaja. No meie näites, eks ole, 10 astmes y. Jätkame võrdlemist. 4. sammuna küsime, mitu korda erineb antud ühik küsitud ühikust. Mitu korda erineb antud ühik küsitud ühikust. Ja see on tegelikult väga lihtne tehe. Me peame siis sellele antud ühikule vastava kordaja jagama küsitud ühikule vastava kordajaga. Ja viimane samm on siis selle mõõtarvu väljendamine küsitud ühikutes. Nii et 5. samm on siis mõõtühiku või mõõtarvu väljendamine küsitud ühikutes ja siin tuleb siis võtta see esimeses punktis kirja pandud mõõtarv ja korrutada seda siis 4. punktis kirja pandud jagatise vastusega. Ehk siis A korda 10 astmes x jagatud 10 astmes y-ga. Nüüd kahe järgmise näite puhul saate te aru, et ma olen kõvasti nagu üle pingutanud. Sest et need 2 järgmist näidet on teile ilmselgelt seljaajusse kulunud ja keegi ei hakka tegema seda 5 sammu. Ma ei käsi teil tulevikus selliste, nagu 2 järgmist näidet on, eks ole, et 5 sammu teha. Aga ma arvan, 3. näite puhul on need 5 sammu juba abiks. Ja esimene näide siin on siis vaja teisendada 5 kilomeetrit meetriteks. Kes ei tea, mitu meetrit on 5 kilomeetrit? No, ei ole selliseid, eks. Aga vaatame, et kas see minu poolt välja pakutud 5 sammu reegel annab ka meile vastuseks 5000, nagu me teame selle vastuse olevat. Esimese sammuna otsime üles mõõtarvu. Mõõtarv on see, mis seisab siin vasakul pool ühiku ees. Mõõtarv on 5. Teise sammuna tuvastame selle tähe, mis on selle ühiku ees kordse suuruse tähisena. Täht on, eks ole, K ja kõik ju teavad, eks ole, et kilole vastab 10 astmes 3 ehk 1000 korda põhiühikust suurem arv.
Nüüd kolime teisele poole võrdusmärki. Ja otsime üles, mis on küsitud ühiku ees olev kordaja. See M siin ei ole mitte milli, vaid see on meeter. Ja meeter on põhiühik. Ja mis on põhiühiku kordajaks? 10 astmes 0 ehk 1. Ja nüüd on siis see 4. samm, kus me peame tegema selle jagamistehte. Ehk siis ma pean võtma selle 10 astmes 3 ja jagama 10 astmes 0 ehk 1. 10 astmes 3 jagatud 10 astmes 0-ga. Astmete jagamisel astendajad lahutatakse. 3 miinus 0 annab vastuseks 3 ja nüüd on siis, eks ole, viimane 5. samm, kus ma pean võtma siis selle esimesena kirja pandud mõõtarvu ja viimasena välja arvutatud jagatise ja need omavahel korrutama. Ja ei tulnud vastuseks 5000, eks? Tuli vastuseks 5 korda 10 astmes 3. No, mis tegelikult ju on 5000. Et me võime muidugi sõlmida teiega sellise kokkuleppe, et kes väga tahab neid nulle sinna kirjutada, siis võib kirjutada ka 3 nulli, 4 nulli, 10 nulli, eks ole. Aga selline kirjutamata kokkulepe on, et kui neid nulle tuleb arvu järel rohkem kui 3, et siis võiks eelistada seda 10 astmena kirja panekut. Nii et, eks ole, siia tuleks siis vastuseks kirjutada kas 5000 või siis 5 korda 10 astmest 3. Nii et vähemalt selle näite puhul see 5 sammu reegel töötas. Võtame teise näite ja teine näide on siis veel raskem. 0,25 meetrit on vaja teisendada sentimeetritesse. Kas on keegi, kes ei tea vastust? Kes teab vastust? Vastus 25 sentimeetrit peaks tulema. Kontrollime, kas tuleb. Esimese sammuna teeme kindlaks selle mõõtarvu. Mõõtarv on 0,25. Teise sammuna otsime üles küsitud ühikule vastava kordaja. Ühikuks on, eks ole, meeter, meetri ees ei ole kordajat, nii et tegemist on, eks ole, põhiühikuga, ehk kordaja on 1 või siis see 10 astmes 0. Nüüd kolime teisele poole võrdusmärki, otsime üles küsitud ühikule vastava kordaja. Eks ole, senti kordaja on 10 astmes -2. Nii et sentile vastab 10 astmes -2. Ja nüüd tuleb siis see teine jagada 3. Murrujoone peale läheb siis kas 1 või pigem 10 astmes 0 ja murrujoone alla läheb 10 astmes -2. Astmete jagamisel astendajad lahutatakse. Nii et
see, mida astendame, on ikka 10 ja siia nüüd peame kirjutama, eks ole, tehte 0 miinus miinus 2. Jagamisel astendajad lahutatakse. 0 miinus miinus 2 on pluss 2. Ja viimase sammuna, eks ole, võtame siis selle A ja võtame selle jagatise vastuse ja korrutame need omavahel. Ja tegelikult see vastus võibki selliseks jääda 0,25 korda 10 astmest 2. Aga kes väga tahab, võib seda koma liigutada siis, eks ole, 2 kohta paremale ja saame siis, et see 0,25 meetrit on 25 sentimeetrit ehk ka siin oli siis see 5 sammu meetod kooskõlas selle meie seljaajusse kulunud, eks ole, tehtega. Siin me korrutasime 1000-ga, siin me jagasime, aga jagasime, eks ole, mitte 100-ga, vaid jagasime 1/100-ndikuga. Nii et tegelikult on päris keeruline meeles pidada seda, et millal tuleb korrutada, millal tuleb jagada ja millega tuleb korrutada ja millega tuleb jagada. Ja näiteks, kui me nüüd võtame selle 3. näite, ehk siis 3. näide on meil 750 millimeetrit on vaja teisendada detsimeetriteks. Siis kui ma siin tavaliselt küsin klassist, et mitu detsimeetrit on 750 millimeetrit, siis siin kipuvad juba vastused natukene hajuma. Ei ole ühte kindlat vastust, vaid pakutakse vähemalt 2, mõnikord isegi 3 erinevat vastust. Mõelge nüüd igaüks praegu peast enda jaoks see vastus välja. Ja siis kasutame nüüd seda 5 sammu meetodit ja kontrollime, kas sa said sama vastuse või ei saanud. Ja siis ma näitan lõpuks seda, kuidas seda 5 sammu meetodit ühe tehtega ära arvutada. Mõõtarv on, eks ole, 750. Antud ühiku kordaja, eks ole, milli on 10 astmes miinus 3. Eks ole, küsitud ühik, detsi, on 10 astmes miinus 1. Ja nüüd tuleb, eks ole, teise sammu vastus jagada 3. sammu vastusega. 10 astmes miinus 3 jagatud 10 astmes miinus 1. Astmete jagamisel astendajad lahutatakse. 3 miinus 3 miinus miinus 1 on miinus 2, nii et 10 astendaja on siis miinus 2. 10 astmes miinus 2. Järelikult, eks ole, ma pean siis 750 korrutama 10 astmes miinus 2-ga. Vastus võibki selliseks jääda, aga ma võin need 2 kohta ka ettepoole siis liigutada ja saan, et 750 millimeetrit on
7,5 detsimeetrit. Kas tõesti peab alati need 5 sammu astuma? Jah, aga me saame need panna ühte tehtesse. Ja ma nüüd näitan lõpuks, kuidas see 5 sammu meetod mahutada ära ühte tehtesse. Ja selleks tehteks loomulikult on jagamistehe. Ja kõik see, mis on selle antud poole peal, ehk siis tavaliselt vasakul pool võrdusmärki. Ehk siit ma sain siis selle A ja siit ma sain siis selle kordaja. Need lähevad murrujoone peale. Ehk murrujoone peale kirjutan 750 ja korrutan murrujoone peal veel seda 10 astmes -3. Ja murrujoone alla läheb siis see, mis on küsitud poolel, ehk siis tavaliselt paremal poolel, ja siin on siis see 10 astmes -1. Ja nüüd ei pea isegi oskama arvutada, sest et kalkulaator ju oskab. Ja kui sa toksid need arvud kalkulaatorisse, siis saadki vastuseks 7,5. Mõni kalkulaator ütleb, et see võib olla näiteks 750 korda 10 astmes -3, eks ole, aga see ei olnudki ju eesmärk, sest et see sõltub sellest, milliseks on siis see kalkulaatori häälestus tehtud. Näiteks minu telefoni kalkulaator ongi häälestatud selliselt, et ta annaks vastuse 10 astmena, mis jääb siia tabelisse. Ehk siis minu kalkulaatorist tuleb 10 astme vastus alati kas +3, -3, +6, -6, +9, -9 ja nii edasi. Ehk siis ma saan siia peale vaadata ja öelda, et eks ole, vastus on praegu siin 30 korda 10 astmes -1 ehk teiste sõnadega 30,1 milliühikut. Eks ole, kui mul oleks tulnud siia vastus 30,1 korda 10 astmes 6, siis ma oleks saanud selle kohta öelda 30,1 megaühikut. Aga jah, sugugi mitte kõik kalkulaatorid ei oska seda teha.